Раз в неделю проходит у нас языковое кафе для тех, кто уже знает эстонский язык, но по каким-то причинам его, может быть, забыл или нет возможности практиковать свои знания эстонского языка. Для этого организовано языковое кафе в библиотеке. Участие в библиотечном кафе языковом бесплатное. Каждый вторник, 5:30, в течение часа сидят просто гости наши и общаются между собой на различные темы на эстонском языке. Vana postkaart, et kuidas me teeme, kas igaüks loeb ja pärast siis öelge oma sõnadega, mis te saite aru sellest lühikesest tekstist. Jõululaupäev on kõige tähtsam päev. Nii. Ja see on 24. detsembril. Mida ei tohi teha, mida tohib teha? Mitte midagi. Ja kõige tähtsam tuleb. Nii. Ole, palun. Mis oli vaja teha? Tohib teha? Süüa tohib. Ühte lehte panete niimoodi pooleks ja siis tavaliselt nöörid. Ma mõtlesin, et kas mul oli varasem. Ja muidugi. Ja siis visati siis naabrile. Sellepärast, kui see Tahma Toomas on minu maja juures, see tähendab seda, et mina olen väga halb perenaine. Et mul on must, ma olen ise räpane ja siis ta jääbki terveks aastaks. Esimene kuus ma otsisin tüü aega selleks, et leida ja näidata. Tegelikult teda pandi tagurpidi. Esimesed kuused olid niimoodi mitte põrandale pandud, vaid laed. Nii palju, et me peame sööma mitu keelepuhku. Pähvlit. Jah, küll ootamatult palju. Pane siis. Kohviks on juba teie klubi. Aitäh kingituse eest. Ja ma väga loodan, et järgmisel aastal kohtume jälle. Me kohtume 9. jaanuaril. 2. jaanuaril muud raamatukogu on lahti. Meie teeme väga robustse. Nii. Võtke nii nagu tuleb. 12 juppi pluss veel umbes. Seda tegi mudilased. Lasteaia lapsed tegid seda. Nad liiguvad ükskõik kuidas tahavad, aga meil on vaja midagi. Meil on vaja teha, et see struktuur oleks, see element oleks niisugune kõva. Seal on juba palju muu asju. No see on natuke suures. No vot siia ta juba enam-vähem sobib. Jaa. Ma tuletan meelde, et järgmine keelekohvik on 9. jaanuaril. Samal ajal, samas ruumis, sama inimene ootab teid, ma loodan. Ja vene keelekohvik on siis 4. jaanuaril. Kõik on meie kodulehel.